See Delfi Rally Estonia on tänavusel aastal siis juba 16. kuni 19. juulini ja tänavu on meil võistlustrassis päris palju põnevaid uuendusi, aga siin nüüd ja praegu me oleme siis Kalev Kruusiga Alakülas, kus me tegelikult vaatame seda legendaarset kohta läbi tema silmade. Alaküla hüpe on loomulikult kõikide rallisõpradele väga-väga tuttav ja see on Delfi Rally Estonia üks tõmbekohti, siin ei ole küsimust ka. Mina olen selle Alaküla hüppe juures tööl olnud konkreetselt, ma arvan, 4-5 korda ja mulle meenub kõige vägevamalt aastaga, ma mäletan, mis aastas oli, Georg Kross oli siis veel sõitmas ja Alaküla ajaks oli isegi veel rajal ja see lõppes talle ikkagi siin ära, sest ma olin nagu päevakommentaator ja mul oli tehtud siis laud enam-vähem siit rajast 4-5 meetrit eemale, laua taga olin. Ja Kross tuli ja siia olid pandud siis need numbrid ja märgid, ehk kui kaugele keegi hüpata võib ja Kross muidugi tagasi ei hoidnud, ta tahtis selle hüppevõistluse võita ja kukkus kuskile, no ma ei tea, kurat siia kuskile vist kukkus ja seda videos ka näha. No põhimõtteliselt mulle varba peale. Ja siit ta lonkas veel minema, aga ennem truutad sinna tee otsa ta jäigi. Ehk siis nagu ülilähedalt oli see kõik näha ja nii mõnigi auto loomulikult siia hüppele on jäänud, aga Kross võib-olla kõige efektsemalt siia hüppele jäigi. Ja aastatega on tegelikult selle Alaküla hüppe tee täitsa ju muutunud. Millegi pärast, mina ei tea miks, ma ei ole spetsialist, ma pole kunagi siit autoga hüpanud. Autod nagu kisub siia paremale poole, ehk siis nagu publiku alas teisele poole, ta viskab nagu eemale. Ja kui sa praegu nüüd vaatad niimoodi, siis see tee ongi aastatega läinud nagu väikse kurvi sisse võtud siia, et täitsa siuke nagu tasku on tekkinud siia, ehk et autod millegi pärast kogu aeg paremale lähevad. Võite sõpradega kihla vedada, kes hüppab vasakule, see on võitja. Kõik, kes on käinud erinevatel auto- või motovõistlustel, tunnevad ka aeg-ajalt nagu lõhnasid, aga viimasel ajal on see raske teha, sest et radadele ligipääs on keeruline, turvalisuse kaalutlustel ei lasta väga raja äärde. Aga siin Alakülal on selline lugu, et see on nii turvaline see koht, see hüppekoht, et siin saab päris raja lähedal olla. Ja ma mäletan, mis aasta see jälle oli, aga Roland Murakaga koos me tegime siin ülekannet ja üks auto tuli, teeb oma väikse hüppe ära ja läheb ja siuke haiseb ülesse. Ja mina ei saanud aru, mis hais see on, aga Roland sai aru. Käigukasti õli oli siis selle haisu nimi, mida ta meile siin presenteeris ja ütles, et see auto lõpuni ei jõua ja ei jõudnud ka. Ehk mõte on selles, et Alakülal sa saad rajale olla väga-väga lähedal ja see kõik on turvaline. Sellel aastal siin Alakülas siis täpselt nii nagu 2025 siia suure hüppe jalamile saavad tulla kõik fännid, et võimalikult lähedalt neid ralliautosid ise kogeda ja nagu Kalev ka juba mainis, siis tegelikult ka lõhna tunda. Ja siin on ühtlasi siis ka meie laupäevase päeva üks ägedamaid vippalasid, mis paikneb siis selle Alaküla teise nuki peal.